Tere hommikust ja tere tulemast minu reedesse. Täna tuleb väga põnev päev, sest et täna on vestlusõhtu ja enne seda toimub nii mõndagi. Ja esimese asjana lähen ma hommikul, ma pean teid statiivi peale panema, ma ei jaksa teid hoida terve aeg. Esimese asjana siis lähen ma näojoogasse. Ma nimetan siin videos seda korduvalt näojoogaks, aga tegelikult see on näojõusaal ja nad ise ütlevad, et nad on siis ainulaadse kontseptsiooniga ilustuudio, mis toetab lihastreeningute abil näonaha tervist ja nooruslikku välimust. Selline koht nagu What the Face ja ma kirjutasin neile ise, sellepärast et ma olen pikalt tunnistanud sellest, et keegi lihtsalt nagu mudiks mu nägu. Lihtsalt nagu mudiks sealt välja kõik pinged ja lihtsalt nagu see tundub nii lõõgastav ja nii mõnus. Ja siis ma kirjutasingi neile, et meil on tulemas vestlusõhtud, et äkki enne kumbagi vestlusõhtut saaksin tulla ja võtaksin hea meelega Kaisaga kaasa. Nii et nüüd me siis Kaisaga koos kell 11.00 lähemegi, meile tehakse ka suuõõne. Ma ei tea, kas seal asja nimi on massaaž, aga mingi suuõõne midagi. Crazy, aga ma olen nii valmis. Ja keegi teist küsis ka, et kui tihti ma kirjutan ise ettevõtetele või brändidele. Ja ikka tuleb ette, et kui mul mingi idee tuleb, kui ma tahaks midagi kellegagi teha, siis ma kirjutan. Kui ma tahan mingisse projekti kaasata, nagu Springmas või midagi, et siis ikka kirjutan ise ja et aeg-ajalt. Aga praegu ma peaksin veel hommikust sööma. Ma tellisin eile sushit, nii et mul on veel sushit alles. Ja siis ma arvan, et ma lähen taksoga, nii et siis mul on natuke veel aega, siis ma saan lõpetada eilse vlogi ära. Mul jäi paar voice-overit sinna tegemata. Ja siis ongi minek. Ma mõtlen, kas ma peaks veel oma päevakavast rääkima, et äkki pärast läheb nii kiireks. Ma ei tea. No, suured asjad, mis on täna ongi näojooga, siis on mu venna sünnipäev ja siis on vestlusõhtu. Ja sinna vahele peab mahutama veel mõned asjad. Hommikusöögikene, mulle ei meeldi üldse muide külm sushi, nii et ma tegin selle airfryeris soojaks. No nii, let's go! Nagu me näeme, siis ma ei jõudnud eile kohvri lahtipakkimisega tegeleda. No nii, me oleme oma uute nägudega. väga mõnus oli. Minu jaoks oli see kõik see, millest ma olin unistanud. Kuidas sinu jaoks, Kaisa? No ma olen kõik kasutan seda Medicube, mis iganes Booster Pro, mis iganes tööriista. Nii. Ma ei tea, kas sa oled näinud seda? Ma praegu ei tea, millest sa räägid. Ühesõnaga, see on nagu ka mingi kodus siis umbes siukene masin, mis peaks sulle andma seda sama, mis meile tehti seal siis selle Elektriimpulssi. Elektriimpulssi, täpselt. Ja ma alati vaatan, et inimestel see nägu tõmbleb. Ja ma olen nagu, mis tunne see on? Ja täna ma sain tunda seda. Ja see on kõige haigem tunne, mida ma tundnud olen, sest et sa tahad nagu vaadata, mis nad teevad, sa ei saa. Su silm, see lihas on lihtsalt kinni. Nagu su silm on kinni, sa ei saa seda lahti. No matter what you do, nagu sinu lihased ei allu su mõtte kontrollile. Ja need lihtsalt nagu tõmblevad kuidagi. Elavad oma elu. Ja teine asi, mul on siuke tunne, nagu ma ei naeratan praegu. Lihtsalt, et ma ei saa nagu suunurgad on ülesse. On jah. Ja nagu ei saa kuidagi parem. Nagu ikka üles. Eks väga lifted snatch tunne on küll. Ma arvan, et see oli väga ideaalne ajastus meil ikkagi, et enne vestlusõhtut me peame õhtul särama ja no nüüd me särame. Jah, nüüd peab ainult juuksed pesema puhtaks sellest kõigest. Jah, ma pesin hommikul juuksed. Täiesti juhutete. Nii et juuksed pesema, ilusa meigikese tegema veel, jah. Ma olen tagasi kodus, ma käisin vahepeal poest läbi
ja mu hommikune juuksepesu oli natuke läbi mõtlemata, sest et ilmselgelt seal näo massaažis läks ka veidi õli siia, mis on täiesti arusaadav ja ma ei tea, miks ma seda nagu varem ei mõelnud. Igal juhul tuleb mul nüüd uuesti juuksed pesta, aga mul on vaja nüüd kiirelt teha arvutis veel mõned ettevalmistused tänaseks vestlusõhtuks. Nii et ma teen need ära, siis lähen pesen juuksed ja siis ma mõtlen, et ma tegelikult võikski vaikselt ennast hakata valmis settima, sest et ma tahaks minna nii varakult, kui ma vähegi saan, siis vanemate juurde, kus me tähistame venna 22 sünnipäeva täna. Mul on hambavalgendus ribad peal, nii et essid tulevad eriti susisevad. Ja hakkame siis aga meigiga pihta. Ma tunnen täiega seda, et see nägu on nagu nii värske ja kuidagi nagu nii lifted. Igal juhul väga mõnus, nagu tõesti. See oli väärt elamus. See ei ole kindlasti nagu selline asi, mida sa mingi iga nädal või isegi iga kuu teed, aga selline väike treat ise endale. Ma arvan, et nagu väga mõnus. Ma panen täna seda Maybelline Grippy Primerit, sest et ma ju proovisin seda see päev, kui ma Oslos seal lendasin ja mu meik pidas läbi selle kõige kaose väga hästi vastu. Nii et ma arvan, et see issand, mu nahk on kuidagi, oh my god, mu nahk on nii pingul ja nii sile. Ma praegu katsun nagu mu nahka esimest korda. Wow. Nii et igal juhul ma arvan, et see primer on minu poolt approved. Ma vist panen oma Elf Halo Glow alla ja siis panen jumeka peale. Nagu ikka, Maybelline Superstay peale. Ma teen selle põhjaosa sinnamaani ära, kus saame seda Huda Beauty õiges toonis roosat põsepuna proovida. Lõpuks on aeg ära testida see raskesti kätte saadud blush. I love it. Oh my god, kui ilus roosa. Ja sellist mul tõesti ei ole veel. Nii tore, et ma ikka läksin ja ostin selle õige. Muidu see oleks mul niimoodi kripeldama jäänud. See on siis toonis Bubble Gum. Huda Beauty't saab Eestisse ka tellida, minust Cult Beauty müüb, nii et kui kedagi huvitab, siis täitsa saab tellida. Issand jumal, no kas see ei ole üks parimaid meike, mis mul üldse on olnud? Oh my god, oota. See blush on kuidagi natuke kadunud või? Ma ei julge seda siia puudrite peale nüüd panna. Mul on liiga vana, aga me ei räägi sellest. The Balmy, selline ilus roosa põsepuna ja ma saan seda siia natukene otsa panna. Ja tegelikult mu küsimus on praegu see, et kas ma teen siia fake freckle'id ka. Ei teate, ma ei julge. See on praegu nagu nii perfektne see meik, et ma ei julge enam. Oh my god, I love it. Ma ei julge mitte midagi siia teha rohkem. Nüüd on lihtsalt nii. Setting spray ka veel ja lihtsalt nagu ma ei katsu oma nägu. Oh my god, it looks so fresh. Ma ei tea, mis see on, kas see on see face yoga, kas see on mingi toode, ma arvan, see on kõige kombinatsioon. Mu nahk oli hästi mõnusalt niisutatud enne. Ja enne, kui te küsite huulakombot, siis ma ütlen ise selle. Tegelikult te küsite tihti mult, mis mu huulakombo on. Ma panen alati vähemalt 3 asja huultele ja siis ma ei tea ise ka, mis ma panen. Mul on nagu terve sahtel täis nuude ja roosasid. Aga praegu, ja te võite olla 90% kindlad, et mul on NYX Cosmeticsi Suede Matte Lip Liner toonis Can, nagu kannes, see linn. See on nagu mu all-time favorite lip liner, see on täna ka peal. Siis ma panin Fenty Beauty, mis toon see nüüd on, Blazed Donut Nude'i, mis näeb selline välja. Panin õrnalgi seda ja siis ma panin Fenty Beauty see sädelev Flamingo Fling sinna peale. I love it. I love it. Siis ma kasutasin täna silmadel seda Anastasia
seda eye primerit, nii et eks me õhtu lõpuks näeme, kas see eyeshadow on ikkagi koondunud kuskile kortsu sisse, kortsu vahele või mitte. Igal juhul nüüd mul tuleb ära aurutada mu kleit. Ma pean juuksed ka tegema. Ja siis ma saan juba teile näidata outfiti ja meil on vaja natukene brainstormida, kas ma lisan sinna midagi, kas ma ei lisa sinna, ühesõnaga me saame seda kõike vaadata. Muide, võib-olla mu kiirest jutust on ka aru saada, et ma avastasin vahepeal ühe Red Bullikese, ikkagi meil on täna reede, meil on täna tähtis päev, vestlusõhtu ja selle jaoks mulle meeldib alati valmis panemisel Red Bulli juua, kui ma just ei ole liiga anxiety'st täna. Mul on nagu siuke mild anxiety, mitte nagu väga hullu ei ole midagi ja sellepärast ma julgesin ka selle lahti teha. Oh my god, ma arvan, et see tänane vestlusõhtu tuleb lihtsalt nagu nii fun, sest meil on seal mõned lisaelemendid, mida me ei ole kunagi varem teinud. Tähendab, see on põhimõtteliselt terve nist ei midagi, mida me ei ole kunagi varem teinud ja see on nii äge. Nii et kes munesid ja piletit ei saanud, siis väga kahju. Ma ei tea, miks ma lambist sässi olen nagu. 30. on praeguse seisuga, kui ma seda ütlen, veel 2 piletit ja 30. meil tuleb tõesti teine show, aga ka midagi enneolematut või me ei ole varem midagi sellist teinud. Et meil on 2 täiesti erinevad show'd, mis on nagu meile endale põnev, aga rahvale võib-olla selles suhtes kurb, kui sa käid ühel ja siis sa jääd sellest teisest ilma, aga elu on selline lihtsalt. Reaalselt, ärge pange tähele, minus on liiga palju mingit sässi praegu. No nii. This is the outfit. See on nii ilus roosa värv ja I love it. Ainus asi, mida ma ei tea, on see, kas ma panen siia nüüd kirsi pinni ka külge või ma ei pane. Kas nagu, is this cute or is this too much? Nii. Ma ei tea. Ei, no vaadake see roosa kott ka siia juurde veel ja seal koti sees on ka kõik asjad roosad. Mul on seal taskusõbrannade mäng kaasas, mul on roosa kamm ja roosa rahapett ja roosa huulepulk. Wow. Ma nüüd loodan, et venna sünnipäeval ma väga kortsu ei istu kuidagi seda kleiti. Sünnipäeval on käidud, mul on kaasas siin QR-kood, millega siis saab vestlusõhtul meile saata muresid, küsimusi, lugusid ja siis me saame seal kohe reageerida ja siis mul on igasugused auhinnad kaasas. Nii Kaisa, mis tunne on? Ma tegelikult olen suht anxious. Ja kõige haigem on see, et ma olin kodus ja siis ma olen terve päev mõelnud sellele, et kuidas me vahetuses praegu oleme, et ma olen see anxious one ja siis sa oled see, kes on nagu mingi chill, värkis, särki ja siis ma olen nagu okei, Kaisa siis kannab seda, et kui ma mingi blackout teen, siis Kaisa teeb. Sa ei ole kunagi blackout jaa, aga äkki nüüd ma blackout teen, I don't know nagu. Ühesõnaga, ja siis nüüd sa ütlesid mulle, et sa oled mingi, oh my god, nii palju vaja on öelda, siis ma olen mingi, oh my god, this is making even more nervous. No see on ainus asi, mille pärast ma muretsen, muidu ma ei muretse, üldse meie jutu pärast ma ei muretse. Ainult, et asjad saaks öeldud. Ja ma muretsen selle pärast ka, et ma hakkan köhima. No. Kuuluks läheb siin see värk. Sul võiks vesi ka siin olla. Jah. Tere kõigile! Oh my god, meil on sünnipäev. On jah? Meil on ühine sünnipäev. Ja siis ma tänaksin ära need tänased sponsorid, kelle poolt on siis kingitused ja sellepärast teil need sedelid ka on. Ja siis, mis ma nüüd teile veel hingele panen, et kui me mainime täna mingisuguseid nimesid ja mingisuguseid ettevõtteid, siis neid kohti palume mitte filmida ja story'sse panna, sest et me jagame teiega natuke rohkem, kui me muidu jagaksime. Ja seda me teeme, sest me usaldame teid. Jah, nüüd ärge kuritarvitage meie usaldust. Kaamera reaalselt on niimoodi, et me oleme salvestanud teile juba 20 minutit episoodi. See on juba päris arvestatav aeg, kui sa mõtled, et episood on tavaliselt 40–50 minutit. Ja 20 minuti pealt kaamera lööb memory card error, mis tähendab seda, et seda 20 minutit ei eksisteeri seal. Nii keegi ei filmi. See on sinu jaoks. Okei, minu vlogi jaoks võib-olla küll ma ilmselt ei pane seda sinna sisse.
et ma ei ole kunagi politseile valetanud. ma ei ole kunagi teeselnud magamist, et vestlust vältida. Väga specific. Okay. Ma ei tea, mul ei tule meelde, ma arvan, et ma tean, millest sina räägid, kas sa tõesti? Ei, absoluutselt mitte. Millest sa arvad, et ma räägin? Ühest asjast, mis sa hiljuti mulle rääkisid. Ajupeer. Oh my god. Okei, sa ei räägi vist sellest. Ei. Aga räägi, mis iganes sa olid mõelnud, et sa räägid. Kell on 1:30 öösel, ma olen kodus tagasi, meil oli väga tore vestlusõhtu täna. Nii paljud, kes olid kohal, tulid meiega pärast ka rääkima, nii vahva oli ja olid mõned tuttavad näod ka, keda oleme juba varem näinud. Nii et tõesti, väga tore oli, jäime sinna veel hiljemaks ka istuma. Nüüd ma olen surmväsinud, ma kahjuks ei jaksa täna ühelegi küsimusele siin vastata. Aga ma loodan, et te siiski nautisite seda videot ja näeme juba homme jälle. Tšau!